Mul on au paluda lavale selle toidufestivali idee autori, peaorganisaatori, Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev. Tere! Ja Kristiine rahvas, tere kõik meie ilusa linnaosa külalised. Mul on väga hea meel, et te siia kõik tulite. Me avame siin täna esimest Kristiine toidufestivali, mis loodetavasti saab ka ilusaks traditsiooniks. Kodus süüa ei antud ja tuli siia tulla ja käisin Evelin Ilvese elu parimat võileiba söömas, et notsu oma ja tõesti väga hea oli. Meil oli siin Kristiines väga tore päev. Kõik meie võileivad said mitu tundi enne ürituse lõppu juba otsa. Väga tore üritus Eesti taasiseseisvumise aastapäeva tähistamiseks. Viimastel aastatel on üle Eesti väga populaarseks läinud igasugused üritused, mis on seotud ühel või teisel moel toidukultuuriga või siis niinimetatud gurmeekultuuriga, kus üle riigi korraldatakse igasuguseid kohvikupäevi ja hoovikohvikuid ja tänavakohvikuid. Nii et teki selline soov, et esiteks olla siis nagu selline hästi moodne linnaosa ja teiseks olla esimene linnaosa, kes ise korraldaks sellise toiduga seotud suurejoonelisema asja. Mul väga üritus tänane meeldib ja tahaks, et seda kordab ja uuesti kordab. Kõikjal on rõõmsad näod, kõikjal on meeldiv teenindamine, on palju välja pakutud toitu, meelelahutust. Turvatöötajate poolt võin öelda, et ka meie poolt on nagu kõik kontrolli all, rikkujaid ei ole, kõik on väga hea. Ma arvan, et sellest võib saada üks väga ilus ja selline sümpaatne traditsioon, et ka järgmisel aastal on meil Kristiine toidufestival 2, ülejärgmisel Kristiine toidufestival 3 ja nii edasi.